Hõbe, Mendelejevi tabeli element number 47, tähisega AG, on üks enim ihaldatud ja mütologiseeritud metalle maailmas. Esimesi märke selle kaevandamisest on leitud tänapäeva Türgi aladelt ja dateeritud perioodi umbkaudu 4000 aastat enne meie aega. Ja kui vastukaaluks kullale ja päikesele sümboliseerid sa ööd ja kuud, kui ainult sinust valatud kuuliga saab lahti vampiiridest ja kui sa annad nime tervele riigile, nagu läks Argentiinaga, siis ehk palju rohkem ei olegi ju vaja. Millal hõbedast raha sünonüüm sai, pole täpselt teada, kuid et sai, teame kindlalt kas või Uuest Testamendist. Tuletame meelde või möödunud nädalal taas läbi elatud ajaloo suurimat reetmist, mis just 30 hõbeseekli eest ette võeti. Täna hõbedaga muidugi poodi enam ei lähe, selle rolli on üle võtnud teised vahendid, kuid see ei tähenda, et tal väärtust poleks. Vastupidi, viimasel ajal on just hõbe see, mis väärismetalliturgudel, nagu öeldakse, ilma teeb. Lauahõbedale ja ehtehõbedale me reeglina teeme siis kraape meetodil, selle testi, ehk siis testime hapetega. Vaatame, mis on toote sees. Kui see nüüd läheb punaseks, siis see tähendab seda, et tegemist on hõbedaga. Nagu me siit ka näeme. Saab seda teha ka kivi peal. Natukene metalli jääb siia kivi peale ja siis saame samamoodi selle happe siia peale panna. Näeme, et tegemist on hõbeda sisaldusega tootega. Võrdluseks, kui ma panen siia kõrvale mingisuguse mündi, mis ma tean, et ei ole hõbe, siis me võime vaadata, kuidas see reageerib. Kui me vaatame nüüd seda tulemust siit pealt, et see on punaseks läinud ja see on täitsa selliseks läbipaistvaks jäänud. Ja nüüd, kui me kontrollime investeerimistooteid, siis investeerimistootele me ei tahaks mingisuguseid selliseid kahjustusi jätta, et ta võiks säilida esialgsel kujul ja siis selleks on olemas testimise masinad. Ja paneme selle hõbemündi siia alla ja siis näeme, et nii toote pealispinnal kui ka läbi ristlõike on see näitaja rohelises tsoonis, mis tähendab siis seda, et tegemist on puhta hõbedaga. Nähtud teste tuleb Eesti suurima väärismetallidega kaupleja Tavidi meestel ja masinatel täna teha palju, sest kulla ja viimasel aastal ka eriti hõbeda hinna võimas tõus toob inimesi varasemast enam ettevõtte esindustesse, nii ostma kui müüma. Minule tundub, et Eesti inimesed on tegelikult väga ratsionaalsed, et uisa-päisa mingit väärtust maha ei müüda. Mingil hetkel võis tekkida olukord, kus sa vaatasid, et on asi ja äkki ma saan selle asja eest 10 eurot. Ja siis kas inimene viitsib vaeva näha, et tundus veel nagu, et ei pinguta, aga mida me täna näeme võib-olla, mis on natuke erinev, on see, et selle suure hinnatõusuga eelmise suve lõpust alates on hind kahekordistunud ja rohkem. Siis sellest osad inimesed on otsustanud kasumi realiseerida ja siis nad toovad meile hõbedad tagasi. Aga ma näen siin esemeid, mille olemasolu olin ma peaaegu juba ära unustanud. Siin on hõbedast vaagnaid, vaase. Mida inimesed toovad? Kõike. Lauahõbe, igasugused sõrmkübarad, kõik sellised asjad on siin pakkumisel. Kui pika aja jooksul näiteks selline uhke kastitäis hõbedat teie juurde siis tuuakse? See on ikka mõne nädala küsimus. Mõne nädala küsimus? Mõne nädala loomulikult. Mitte mõne kuu või poole aasta või mõne nädala? Ei ole jah, ikka nädalate küsimus. Ilusaid lusikaid loomulikult. See on ju suhkru, ma arvan, et see on vist võib-olla, või siia võib-olla marineeritud seeni panna näiteks. Need on tordilusikas, näeb. Et siin on kindlasti väga ilusaid asju ka, mida meile tagasi tuuakse. Et hinnata nüüd, et kas mingi lauahõbe on rariteetne või väga ilus, et seda, ma ei tea, mina ei oska, aga võib-olla mõni inimene ütleks, et issand, et barbarid siin hävitate ja viskate ära ilusaid asju, aga meie käsitleme seda kui tooraine, et lendab siin lähinädalatel Šveitsi ja seal ta lihtsalt tehakse uuesti puhtaks hõbedaks ja läheb järgmisele ringile piltlikult öeldes. Miks siis ikkagi inimesed selle metalli nii hinnaliseks on kuulutanud? Miks sellega kaubeldakse, miks kogutakse ja kingitakse? Hõbeda omadused, kasutusvaldkonnad, aga eelkõige võib-olla ehk isegi küsimused nagu kus ja kui palju teda leida võib, paeluvad ka Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi professor Alvar Soesood, meest, kes sõna otseses mõttes mõistab hõbedat märgata ka hallis kivis. Ta on üks ka esimesi metalle, mis on nii-öelda ajalooliselt tuhandeid aastaid tagasi teada.
hõbedat on suhteliselt ikkagi vähe ja ta on suhteliselt nii-öelda hõredalt nagu maakoores esindatud, nii et teda on raske nagu kätte saada. Keegi kunagi ütles, et hõbe armastab seltskonda. Ta esineb koos teiste metallidega. Jah, üksikutel juhtudel on ka hõbe ehedalt. Ta on ka must. Ta ei ole ilus nagu see siin münt, eks ju. Aga tema tahab olla väga palju koos selliste sulfiidsete teiste metallidega ja need metallimaagid on nagu nimetatudki polümetallsed maagid, et seal on sees siis tavaliselt vaske, eks ju, pliid, tsinki, vahel ka niklid, eks ju. Hõbe on alati nende nii-öelda oma sõpradega koos. Münti või minu pärast ka päikesepaneeli jõudmiseks peab hõbe koos nendesamade juba mainitud sõpradega läbi tegema päris piinarikka teekonna. Ta purustatakse, peenestatakse, põletatakse, pestakse, töödeldakse keemiaga ja siis veel sulatatakse. Ettevaatlikum element ei vistaks selle jama peale nina maa seest väljagi. Kuid kui palju õigupoolest seda siis täna maakeral on? Ajakirjanduses avaldatud andmete põhjal ulatuvad riikide summaarsed hõbedavarud täna umbes 600 000 tonnini. 600 000 tonni on ju tegelikult, kui mõtleme maailmavarudena, see on ju väga väike number. Ja geoloogina ma kahtlustan, et me ei tea maailmavarusid, sest hõbe ei ole võrreldes kullaga olnud nii atraktiivne. Ma usun, et lähiaastatel me näeme seda, et hõbeda vajadus tõesti tõuseb, tootmine tõuseb. See turuhind paneb nagu kõik paika. $20 tunts ei tasu tehnoloogilist arendamist, 50-60 tasub kindlasti tehnoloogilist arendamist. Nii et ma kujutan ette, et need hõbeda varud hinnatakse ka lähiaastatel kindlasti ümber. Varude ja tootmise tänane suhe just kui ütleks meile, et hõbedat jätkuks veel vaid 20 aastaks. Täpselt nii, isegi tänapäevase nii-öelda tootmismahu juures, see on bluff. Kelle käes need kõige kangemad kaardid täna maailma riikidest on? Kui reservidest rääkida, siis ilmselt on Peruu, Austraalia, Venemaa, Hiina, aga kui me tootmisest räägime, siis Mehhiko, Hiina, Peruu ja Poola on 4 esimest. Mehhiko toodab seal 6000 tonni aastas, siis Poola toodab vist kuskil 1300 tonni aastas. Aga need tootmismahud kindlasti hüppavad. Ja ma usun, et geoloogidel on nüüd väga suur töö hõbedavarud ümber hinnata. Kulla kosmilistesse kõrgustesse tõusnud hindadest oleme kõik kuulnud. Viimasel aastal on aga selgeks saanud, et vanema venna eeskujul ronib hinnaredelil kiiresti ülespoole ka hõbe ning põhjuseid selleks on mitmeid. 3 aspekti. Esimene aspekt on see, et inimestele tundub, et võib-olla raha kui selline ei ole enam nagu hea selline klassikaline akumulatsioonivahend. Kui kõik on kõigile võlgu, eriti kui on riigid võlgu, et siis see inflatsioon ei pruugi olla selline asi, mis lupsti läbi saab, et sellel võib olla mitu lainet, et seda kardetakse. Teine asi on see, et hõbe on ju ikkagi ka mingil määral tööstuslik metall. Ja kui me mõtleme sellele, et kus teda kasutatakse elektroonikas, kuhu meil siis nagu hästi palju investeeringuid hetkel tehakse, tehnoloogia, sealt tuleb nõudlus. Ja kui need 2 asja tekitavad sellise tagantuule, siis ühel hetkel tulevad ju spekulandid ka ometigi mängu. Majandusekspert Peeter Koppeli argumentidega on päri ka Davidi kullaboss Meelis Adonen. Minu enda põhieeldus, miks väärismetallide hinnad kasvavad, on see, et kahjuks poliitikud kogu maailmas armastavad elada võlgu. Ja see võlgu elamine lõhub rahasüsteemi, lõhub usaldusväärsust, võlad kasvavad, kui neid võlgu enam maksta ei suudeta, küll siis poliitikud raha lahjendamise välja mõtlevad ja võt sellel hetkel on kuld ja hõbena. Kaitsevariandina investeerimisportfellis väga hea asi. Ja see tööstuslik vajadus hõbeda järgi, see kõik loomulikult seda hinda viib ülespoole ja investoril, kui ta nüüd näeb, et on võimalik investeerida tootmisse, kus tulevikus kasumit on võimalik teenida, kes ei tahaks. Kasvav nõudlus, tõusev hind, inflatsioon ning üldisemalt segased ajad on hõbedast lühikese aja jooksul teinud atraktiivse investeerimisobjekti nii selle maailma vägevatele kui tavainimestele ka siinsamas Eestis. Kui suuri koguseid inimesed siis investeerimiseks ostavad? Kas lähevad kohe kilo peale või alustavad lapsele kinkimiseks sellisest untsisest mündist? Tänasel hetkel hittooted on 50 grammised
1-untsised ja 20-grammised plaadid, kui plaatidest rääkida. Kui nüüd müntidest, siis müntidest üldjuhul, kui uut münti inimene investeerimiseks ostab, siis ta ostab ikka 1-untsise mündi. On Austria Philharmoniker, on Austraalia Kangaroo ja Lunarid ja Inglismaa, Britanniad täpselt samamoodi. Need on need kõige põhilisemad investeerimistooted. Inimene saab osta endal tahvli, et need on sellised, et sa saad piltlikult öeldes, kujutage ette, et tuleb sõda näiteks ja Ukrainas neil oleks vaja seal kellelegi natukene mingit raha anda, siis suur tükk hõbedat oleks liiga suur tükk ära anda, aga siit saab murda niimoodi 2 euro kaupa. Eraldi teema on turul saada olevad meenemündid, mida mälestuseks või kingituseks ostetakse, nagu see siin minu käes. Nende puhul on oluline teada, et müntide kunstiline ja numismaatiline väärtus kaalub tihti sõna otseses mõttes üles nende väärismetalli sisalduse. Seetõttu sobib klassikaliseks rahapaigutuseks spetsiaalne investeerimismünt, nagu see koala siin minu käes. Aga kui kullast räägitakse sageli kui kapitaliturgude turvasadamast, siis kas praeguse hinnakäitumise põhjal saab sama öelda ka hõbeda kohta? No sellise volatiilisuse juures, nagu ta viimasel ajal on olnud, siis on ikka seda päris raske mingiks turvasadamaks pidada. See, et kui me siin hüppame untsi hinnal dollaritest väga kiiresti niimoodi 75-lt nagu 130-le, siis ühegi tööstusliku nõudlusega seda võimalik seletada ei ole. 19. sajandi Saaremaa pastor Martin Körber pani kunagi eesti keelde ühe kauni saksa viisi, mida me tänagi koos viibimistel sageli laulame. Üks selle laulu salme ütleb, et ei hõbedat kulda ei leidu me maal. See on väga lahe laul ja kuidagi eestlastele on see omane, et me oleme väetid ja vaesed ja meil ei ole rikkusi, see ei vasta tõele. Viimasel aastakümnel me oleme tegelenud väheke puurimisega üle väga pika aja ja näiteks Jõhvi kandis, kus oli teada, et seal on hästi suur raualasund, rauamaak, siis uued uuringud näitasid ka, et ka selles rauamaagiga koos esinevad sellised ilusad polümetallid. Ja nende polümetallide uuringutel oleme tõesti oma silmaga, küll mikroskoobi all oma silmaga, mitte päris oma silmaga, sest need tükid olid väikesed, aga leidnud hõbedat ja kulda. Kui palju seda on, seda me ei saa nii väikese uuringu perioodiga öelda. Kui Alvar Soesoole ja tema teadlastest kolleegidele saab soovida meie maapõues peidus olevate saladuste uurimisel ainult raha ja rammu, siis majandusekspert Peeter Koppeli jaoks hõbeda hinna edasises käitumises midagi liiga saladuslikku nüüd küll ei ole. Kuidas sulle tundub, kas me võime oma eluajal ära näha aja, kui hõbedagramm hakkab maksma näiteks 10 eurot? Ma ei välista praktiliselt mitte midagi. See muidugi tähendaks seda, et võib-olla need inflatsiooninäitajad, millega me peame toime tulema, on suhteliselt ebameeldivad ja sellisel juhul, kuidas nüüd öelda, ma arvan, et meie rõõm sellest, et see hõbedagramm nii palju maksab, on erakordselt väike võrreldes selle kurbusega, mis tuleneb sellest, et palju maksab poes vorst ja leib. Hõbeda hind on turgudel küll väga heitlik ja kõigub palju, kuid pikemas graafikus on see siiski üsna kindlalt tõusuteel. Nii soovitasidki meie loos osalenud eksperdid, et kui kiiret pole, ei maksa kodus olevate lusikatega tõesti kohe veel kokkuostu lipata. Oodake veel. Et see ootamise töö lobedamalt kulgeks, võtke ette president Meri hõbevalge armastusavaldus Eestile, milles ta meie pisikese maa sama suureks kirjutab, kui Rooma seda on. Ja isegi, kui see päris tõde pole, kirjutajal ju juhtub, annab see meile haruldase võimaluse oma riigi üle uhkust tunda ja see, nagu teate, on teinekord kallim kullast.